Nii, praegu kõikidel mikrofonid on välja lülitatud. Meil on eesti keele tund. Ja meil on uus teema. Vaata palun ekraanile ja mõtle, millest me täna räägime. Vaata pilti. Aga miks mul lapsi ei ole? Mis on tänase tunni teemaks? Kuidas sa arvad? Vaata pildile ja räägi. Millest me täna tunnis hakkame rääkima? Vasilisa, kuidas sa arvad? Juuksur. Juuksur. Me täna räägime juuksurist ja üldse juustest ja missugused võivad olla juuksed. Nii, kõigepealt vaatame uusi sõnu. Ma näitan teile harjutus Learning Apps keskkonnas, mida sa pärast tundi teed ise ka. Kõigepealt me koos õpime uusi sõnu. Vaatame piltidele, loeme, ühendame sõna ja pilt ja ma võin võib-olla kuidagi nii. Esimene, kõige esimene. Pärast on lahti. Nii, vaata, loe, kuula ja korda. Nii, esimene pilt, võtame selle. Need on patsid. Need on patsid. Ja. Nii, oota. Ja. Need on patsid. Need on patsid. Lülita mikrofonid välja. Mikrofonid on välja lülitatud. Ja tüdrukutel tihti meie klassis on punutud patsid. 1 või 2. Vot täna meil on klassis 3 tüdrukut ja kõikidel on patsid punutud. Nii, patsid. Edasi vaatame. No need mõned sõnad on juba tuttavad ja seda kõik oskavad rääkida. Mis see on? Räägime kõik koos. Need on käärid. Need on käärid. Ühendame pilt ja sõnad. Ja ühendatud sõnad paneme siia alla nurka. Edasi väga sarnane vene keele sõnaga. See on föön. See on föön. Fööniga ma kuivatan juuksed. Fööniga ma kuivatan juuksed. Ja siis, kui sa käisid vannis või duši all ja juuksed on märjad, siis sa fööniga neid kuivatad. Edasi vaatame. No selline on ka tuttav sõna. Võib rääkida lihtsalt, et mul on saba, aga võib rääkida, et hobuse saba. Eesti keeles räägitakse ka niimoodi. Selline soeng, nagu sellel pildil, ja see on saba või hobuse saba. See on hobuse saba. See on hobuse saba. Kellel mikrofon töötab? Palina, lülita välja. Edasi. Venekeelse sõnaga sarnane. Peaaegu samasugune sõna. Šampoon. Ütleme koos. See on šampoon. Šampooniga ma pesen juuksed. Nii. Edasi vaatame. Tuttav sõnaga. Vaatame sellele pildile. See on kamm. Kammiga ma kammin juukseid.
ma kammin juukseid. Nii. Edasi vaatame, õppisime selle sõna ka, aga juuksur kasutab seda kindlasti, et sa võiksid vaadata, missugune soeng sul on tehtud. Mis see on? Lapsed klassis räägivad ja kodus ka kooris. See on peegel. Me vaatame peeglist, kas ma olen ilus, kas mul on ilus soeng, peegel. Edasi, vaatame seda pilti. Siin on mees, kellel on vaata sellised lühikesed juuksed ja see on sarnane nagu siiliga ja sellel ongi selline nimetus. Siilisoeng. Ja, vaata, mehel on siilisoeng, aga vot sellel naisel on pidulik soeng. Pidulik soeng. Siilisoeng. Pidulik soeng. Vaata selline ilus, et kui ma tahan minna mingisugusele üritusele või mul on mingisugune pidu, siis ma käin juuksuris ja juuksur teeb sellise piduliku soengu. Kas sa oskad ise seda teha? Ei oska ja seda teeb juuksur. Juuksur teeb piduliku soengu. Veel kord. У меня мама парикмахер. Ja Alicia Vaneta. Aha, nii, siis ema oskab sellise ilusa soengu teha. Ütleme siilisoeng, pidulik soeng. Alicia Vanenka ütleb eesti keeles, minu ema on juuksur. Мина ema on juuksur. Ja, ema on. Ema ka. Kelle ema? Uljana? Uljana ema ütleb ka. Minu ema on juuksur. Janine vanaema. Marina ütleb, minu vanaema on juuksur. Ja. Kästi vaat. Vanaema ka. Aha, Vassilissal on ka. Väga hästi. Nii palju juuksurit on meie klassis, ja. Nüüd vaatame edasi. No tüdrukud kasutavad selle väga tihti ja need on juukseklambrid. Need on juukseklambrid. Paneme siia. Edasi vaatame. No vot, kellel on juuksur? Ema ja vanaema. Ütle, mis sõna see on? Vaata nendest sõnadest, mis siin on jäänud. Mis siia sobib, Alicia? No, kes oskab? Aliek, räägi. See on juuksehari. Ei ole see juuksehari, vaata. Angelina, proovi. Mikrofon ei tööta sul. See on juukselõikusmasin. Ja vaata selline pikk sõna, mis koosneb kolmest osast. Juukselõikusmasin. Ütleme. Juukselõikusmasin. Juukselõikusmasin paneme siia. Sellega töötab juuksur. Mõnedel võib olla kodus on, aga tavaliselt juuksur sellega töötab. Nii, ja viimasel pildil Timofei räägi, mis on. See on juuksehari. Ütleme, see on juuksehari. Paneme siia jäi üks sõna, meil jäi ilma pildita ja sõna vesi on kõikidele tuttav. Eraldi pilti ma ei teinud. Sõna vesi on tuttav. Kordame veel kord kõige, mida me praegu õppisime.
Juuksehari. Juukselõikusmasin. Juukseklambrid. Pidulik soeng. Siilisoeng. Peegel. Kamm. Šampoon. Hobusesaba. Föön. Patsid. Käärid. Nii, need on meie uued sõnad. Hästi, nüüd palun tee lahti oma töövihik leheküljel 50. Leheküljel 50. Ja leheküljel 50 me vaatame ülesanne number 2. Siin on vaja välja lõigata pildid, mis on juuksurile vajalikud tööriistad ja neid pilte sa otsid leheküljel 101. Vaata, sinu töövihiku lõpus on lisatud töölehed. 101. Ja vaata, siin keskel on kirjutatud lehekülg 50, lõika välja vot selle ristküliku, mis on tänase tunni teemaga seotud. Lõika välja terve ristküliku, eraldi pilte praegu sa ei lõika välja. Sa lõikad välja vot selle suure osa, mis on siin lehekülje keskel. Lehekülg 101. Keskel on kirjutatud lehekülg 50. Sa lõikad terve selle teema välja. Ja enam sa midagi praegu ei lõika. Kui sul on välja lõigatud see ristkülik, siis istu ilusti, et õpetaja näeb, et sul on valmis. Eraldi pildid ei lõika. Lõika välja vot selle terve osa ja siis tee lahti jälle lehekülg 50. Nii, Evelina tubli valmis. Nikita valmis. Kristjan valmis. Saša valmis, Vasilisa valmis, tubli. Adrian valmis, Jaroslav valmis, Mark valmis. No peaaegu kõikidel on välja lõigatud. Hästi. Siis edasi me ei lõika, me hakkame kirjutama. Alguses me kirjutame, sa lõikad välja ja liimid pärast ise. Kui tund meil siin Zoomis lõpeb, siis sa ise hakkad liimida. Aga mida on vaja liimida? Me kirjutame praegu siia. Vaata nendele piltidele ja vali nendest piltidest need tööriistad, mida kasutab juuksur ja nimeta neid. Juuksurile on vajalikud. Mis juuksurile on vajalikud? Nimetame neid asju. No, kes oskab nimetada?
Alicia Krankals, räägi. Šampoon. Šampoon, kirjutame siia reale, väikese tähega alustame. Šampoon, pikk-häällik O. Kirjatähtedega kirjutad. Teine rida Ja või esimene rida? teisele reale siin, kus on peenike joon. Juuksurile on vajalikud. Vot siia võib panna sellise märki, vaata, 2 punkti üleval ja all. Ja edasi me loendame, alustame järgmisest reast. Šampoon, vaata pildidele, mis veel on vaja juuksurile? Adrian. Mikrofon, Adrian. Käärid. Käärid. Kirjutame. Pikk-häällik Ä. Edasi Jaroslav. Peegel. Peegel. Pikk-häällik E. Mida veel kasutab juuksur? Amelia. Föön. Föön. Pikk-häällik Ö. Nii, siin klassis lapsed tahavad ka vastata. Emilia. Kamm. Veel 2 sõna. Vaata piltidele, mida veel kasutab juuksur. Mida me ei ole veel kirjutanud, veel 2 sõna. Angelina. Mikrofon, Angelina. Vesi. Vesi, tubli, kirjutame siia. Vesi. Я забыла, как Ф пишется. F-täht kirjutatakse niimoodi. Ma proovin siin kirjutada. Oota, vabandust. Keskelt ülesse, sõlm alla, piksaba alla, tagasi ülesse ja sõlm. Tuli meelde. See on F-täht. Ma kustutan. Nii, viimane sõna. Kellel jäi meelde? Vot klassis Emilia tahab vastata, aga kodus need lapsed tõsta käsi. Kes teab, mis sõna see on? See on nagu kamm. Ei lõika välja, Daniel. Me ei lõika välja, me kirjutame praegu. Mõtle palun veel üks sõna. Tuleta meelde, mis see oli? Ei lõika välja. No, Angelina, proovi räägi. Расческа. Jaa, aga vaata, meil oli selline kamm, aga teine meil oli. Praegu ma näitan. Teine vaata, meil oli sõna.
See oli kamm, aga selline suur oli juuksehari. Kordame koos. Juuksehari. Nii, kirjutame selle sõna vihikusse. Juuksehari. Nii, mul siin kadusid kõik sõnad. Kirjuta juurde. Juuksehari. Pikk U. Juuksehari. No. Я не знаю, как будет буква Е. E-täht on selline. Ю. Jod on selline ülevalt alla pikk saba, sõlm ja punkt. Aga vaata, jod on siin olemas ju. Näed, vot selles sõnas on jod. Ülevalt alla, sõlm ja täpp. Hästi, kui sul on see ülesanne tehtud, sa praegu ei lõika välja ja sa praegu ei liimi mitte midagi, sa vaatad edasi koos meiega. Ülesanne number 3. Millised võivad olla juuksed? Loeme. Millised võivad olla juuksed? Ühenda. Ja me ühendame sellise noolega. Me loeme praegu kõik sõnad ringis ja ühendame need, mis sobivad. Missugused juuksed võivad olla? Nii. Me loeme kordamööda. Sa loed sõna ja ütled, sobib või ei sobi. Praegu kõik panete mikrofonid töötama. Proovime teha nii. Keda ma nimetan, see vastab, teistel on suu kinni. Timofei, alusta. Loe sõna ja ütle, sobib või ei sobi. Helledad. Ei, oota, vot siit alustame. Tumedad on kirjutatud järgmine sõna. Lühikesed. Ei, järgmine sõna. Vaata ekraanile, ma näitan, kus taas on kinni. Porised. Porised. Kas juuksed võivad olla porised? Aga. Me hommikuringis sinuga rääkisime. Tee on porine. Kas juuksed võivad olla porised? Sõna porised ei sobi. Teed on porised, aga juuksed ei ole porised. Edasi loeme järgmine sõna. Palina. Sassis. Sassis. Siis, kui nad on niimoodi sassis, et neid on vaja kammida. Juuksed võivad olla sassis? Ja. Ühenda joonega. Järgmine sõna, Uljana. Õhukesed. Tuleta meelde, mis meil on õhuke? Onninkaya. Aga mis meil on õhuke? Kus ma räägin kogu aeg? Võtame õhukesed. Vihikud. Jaa, õhukesed on vihikud. Juuksed ei ole õhukesed. Eesti keeles ei räägi niimoodi, et juuksed on õhukesed. Vihikud on õhukesed. Ei sobi. Järgmine sõna. Anita. Kammimata. Kammimata. See tähendab, et nad ei ole kammitud.
Võivad olla juuksed. Kui ma ei kammi juuksed, siis nad ei ole kammitud. Kammimata. Loeme koos. Anita, sobib? Ja. Ja ühendame noolega. Kammimata juuksed võivad olla. Kui ma hommikul ärkan ülesse, siis minu juuksed ei ole veel kammitud. Nad on kammitud. Разными цветами или одним? Hariliku pliiatsiga sa teed. Järgmine sõna. Kristjan. Heledad. Heledad juuksed võivad olla. Ja. Vaatame, kellel on heledad juuksed. Palinal on heledad juuksed. Vasilisal on heledad juuksed. Uljanal on heledad juuksed. Evelinal on heledad juuksed. Nikital on heledad juuksed. Siin klassis Ivanna ja Emile on heledad juuksed. Ühendame joonega. Järgmine sõna, Amelia. Väsinud. Väsinud. Kas juuksed võivad olla väsinud? Kui ma palju tööd, siis ma olen väsinud. Aga juuksed on väsinud? Ei ühenda joonega. Järgmine sõna. Nikita, loe. Mustad. Mustad juuksed võivad olla? Mustad juuksed võivad olla. Ja see ei ole värv. See ei ole värv. Kui ma räägin värvist, siis need on tumedad. Aga vot siis, kui ma neid ei pese, siis nad on mustad. Mustad juuksed, see tähendab, ei ole pestud juuksed. Ja. Nad ei tee. Lapsed ei räägi. Vastab ainult selleks, keda ma küsin. Matvei, loe palun. Matvei, loe järgmine sõna. Värsked. Värsked. Kas juuksed võivad olla värsked? Ei, mäletad, meil oli tekst, meie lugesime hapukurgid, soolased kurgid ja värsked kurgid. Aga juuksed ei või olla värsked. Järgmine sõna. Evelina. Kammitud. Kammitud. Siis, kui ma kammin, nad on kammitud. Võivad olla? Ja. Ja, ma kammiga kammin juuksed, nad on kammitud. Ühenda joonega. Järgmine sõna, Jaroslav. Piked. Pikad. Ja, pikad. No tüdrukutel meie klassis, väga paljudel tüdrukutel on pikad juuksed. Ühendame joonega. Aha. Edasi loeme järgmine sõna. Me ei kommenteeri mitte midagi, vastab ainult sõna. Saša, loe palun järgmine. Tühjad. Kas juuksed võivad olla tühjad? Ei. Või olla. Tühjad võivad olla näiteks karbid. Kui sul oli karp kommidega ja sa sõid kõik kommid ära, siis karp on tühji. Tühji võib olla kõht, kui sa tahad süüa, siis kõht on tühji. Aga juuksed ei saa olla tühjad. Järgmine sõna. Loe palun, Uljana.
Lühjad juba oli, jälgi meile ka palun. Järgmine sõna. Puhtad. Kas võivad olla juuksed puhtad? Ja, siis kui sa pesed juuksed, siis juuksed on puhtad. Ma pesen need šampooniga ja siis nad on puhtad. Ja viimane sõna, Daniel. Lühikesed. Võivad olla lühikesed juuksed. Ja, tüdrukud on pikad juuksed, aga poistel on lühikesed juuksed tavaliselt. у меня тоже сейчас не потому что постригли. И у Полины маленькие. Lülitame oma mikrofonid välja praegu kõik ja kuulame õpetajat. Опа. Lülitame mikrofonid välja. Jaroslav, Kristjan, Daniel. Kõikidel on mikrofonid välja lülitatud. Ja kuule, mida sa teed edasi. Meil on jäänud praegu 4 minutit ja meie konverents lõpeb. Ivanna, mis teil toimub? Istu ja kuula. Nii, tähendab, ma seletan, mida teha ja edasi 15 minutit sa töötad iseseisvalt. Esiteks, sa lõikad välja ja liimid siia neid pilte, mida me kirjutame siia. Missugused sõnad on kirjutatud, need pildid on olemas. Teised pildid, mis ei sobi, sa viskad prügikasti, sa neid ei kasuta. Kasutad ainult need, mis on vaja juuksurile. Ja siis sa kodus ise vähemalt 3 korda loed teksti, mis asub leheküljel 50. Mul niimoodi ei tule välja. Tule. Kas te näete teksti praegu? Kas teie ekraanil on tekst? Ja. Te loete kodus iseseisvalt seda teksti. Juuste jutt. Vähemalt 3 korda. Sul on iseseisev lugemine. Praegu sa liimid pildid ja loed 3 korda selle teksti. Ja siis kell 12 sul tuleb matemaatika Zoomis. Kas küsimusi on? Ei ole. Tunni lõpuni on jäänud 10 minutit, siis 10 minuti jooksul sa liimid ja loed selle teksti. Kõik. Järgmine tund sa teed võimlemist video järgi ja kell 12 tuleb tagasi Zoomi, meil on matemaatikatund. Светлана, Ja? aga kell 11 iseseisvalt? Kell 11 sa teed võimlemist, sa teed sporti kodus. Ma panin Egoli videoharjutustega, võimlemistega ja sina teed need harjutused kodus ise. Vaatad videod ja teed. Да, можно самим? Omad harjutused. Siis, kui sa tegid selle video järgi ja sul jäi aega, siis sa võid ise ka teha. Aga kõik, mis on video peal, sa pead ükskord tegema. Nii kõik lapsed. Meil on jäänud praegu 1 minut, praegu lõpeb aeg. Nägemiseni kell 12. Head aega. Head aega. Ei ole vaja rääkida head aega. Ma tulen tagasi kell 12. Töötame edasi. До встречи.